Miks me oleme rahvuskonservatiivid? Head aatekaaslased, kuna ametlikud kanalid ei meenuta 30 aastat tagasi toimunud taasvabanemise sügavamaid põhjusi ja ka mõningaid hilisemaid asju, siis püüan nüüd anda lühiülevaate. Alustama peab sellest, miks nii meie Martin Helme kui mu enda vanaisad 41. aastal vabatahtlikena sõtta läksid ja 44. aastal mobiliseeritutena sõjateed jätkasid, ehkki oleksid pidanud olema kodus oma pere juures. Meie vanaisad kaitsesidki niimoodi oma peret ja ka kõiki teisi, sest vähe sellest, et punakotkad meie linnu pommitasid, tulistasid nad õhust isegi laste pihta. Seda rääkis mulle ema, nagu ka seda, kuidas punaokupandid talusse tungisid ja laualt kogu leiva ära röövisid. Ent paljude meelest seal lääne poolgi peaksime sellistele veel tänulikud olema ja häbenema hoopis oma vanaisasid. Kui ema pidi lapsena nägema nii punaokupantide sisse tungivaid tankikolonne kui ka reaalset sõjategevust, siis minu jaoks oli suurimaks šokiks jaanuar 1991, mil punaroimarid Vilniuses ja Riias märatsesid. Isegi hilisemast ajast tuntud numbrid 9 ja 11 ei olnud minu jaoks nii hirmsad. Pärast kõike seda oli täiesti selge, miks hääletasime 92. aastal just demokraatliku turumajandusega rahvusriigi poolt, kus sõna on vaba, kuid mis sai hiljem? Oleme küllalt näinud, kuidas meie niinimetatud liitlaste meelest ongi normaalne, et võõrtsivilisatsioonide esindajad rebivad teise riigi küljest tüki ära ja kehtestavad seal oma barbaarsed kombed. Sääraste Donetski, Luganski taoliste pätiriikide moodustamist õigustatakse inimõiguste, vähemuste kaitse ja muu sellisega. Tagatipuks süüdistatakse koguni ohvreid, et nad on kas migrante või Venemaad provotseerinud. Just see, kuidas juba 92. aasta suvest peale on ametlik Venemaa koos oma mõjuagentidega läänes meie vastu erakordselt jäledat laimusõda pidanud, ongi meis tekitanud väga sügava allergia igasuguse inimõiguste ja vähemuste temaatika suhtes, sest üks väga mõjukas seltskond asus neid teemasid enda huvides väga räigelt kuritarvitama, andes sellega eeskujuga teistele. Oleme näinud ka küllalt populismi, eriti KMÜ, Res Publica ja Reformierakonna esituses. Praeguse Isamaa eelkäijad suutsid vähemalt rajada tänase Eesti alused. Sellele oleks loogiliselt pidanud järgnema sellise rahvusliku majanduse tekkimine, millest oleks kasu mitte ainult ebamäärasele riigile, vaid ka kodanikele. Paraku tuli uuesti võimule Nõukogude süvariik Reformierakonna näol, kes on hoopis kopeerinud Venemaa riigikapitalistlikku majandusmudelit ning harrastab järjest enam ka putinlikku valitsemisstiili. Praegu ongi meil võimul ehtne muusikuid vihkav Talibani valitsus, mis sarnaselt oma eeskujule Afganistanis võitleb igal moel muusikute ja muusika tegemise vastu. Kuna enamus Eesti erakondi ongi asutatud Nõukogude süvariigi poolt, siis pole üllatav, et ka Keskerakond on Reformierakonna jaoks alati olnud kontrollitud opositsioon, mitte mingisugune rahva eest seisja. Nad on ka varem mitu korda koos valitsuses olnud ja siis üksteise võidu kiitud, kui hea see valitsus kogu rahvale oli. Teise sellise valitsuse ajal, kus kolmanda osapoolena oli lisaks ka Rahvaliit, puhkeski konflikt pronkssõduri ümber ja esialgu paistis ametlik riigivõim väga selgelt pooldavat mitte patrioote, vaid hoopis Rossija röökijaid. Nii samamoodi on läänt valitsevate globalistide jaoks kontrollitud opositsiooniks Venemaa ja Hiina. Kõigi nende ühishuviks on ära hoida tõeliselt rahvuslike valitsuste võimuletulek ning kaitsta kommunismi inimvaenulikku olemust ja teist maailmasõda puudutavaid valesid. Eelkõige fakti, et just kommunistide plaanid nägid ette teise maailmasõja
ja juba selle tõttu puudub nii neil kui nende kaitsjatel igasugune moraalne õigus kritiseerida maailmasõjas enim kannatanud ja hiljem punaterrori alla langenud riikide praegust sisepoliitikat. Samuti oleme näinud, kuidas just USA demokraadid panid 2000. aastal esimestena kahtluse alla valitud presidendi ehk George W. Bushi valimisvõidu legitiimsuse. Sellele järgnes hiljem ohjeldamatu sopaloopimine. Näiteks püüti tõestada koguni Bushi madalat IQ-d, kuigi selle väite teaduslikult tõestanud instituuti polnudki olemas. Bushi tagasivalimise nurjamiseks kulutas George Soros koguni mitukümmend miljonit $, ent tavalised ameeriklased tõusid oma presidendi kaitsele, samamoodi nagu 12 aastat hiljem Trumpi valides. Nii Bush kui Trump sõdisid terrorismi vastase võitluse kõrval väga tugevalt vastu ka kliimahüsteeriale ja homopropagandale, ehkki kõige selle eest neid nii kodumaal kui Lääne-Euroopas ohjeldamatult tümitati. Eestis nägime sedagi, kuidas 1999. aastal ei suutnud valimised võitnud Keskerakond ja 20 aastat hiljem samuti valimised võitnud Reformierakond mitte kuidagi leppida sellega, et ei saanud valitsuse moodustamise õigust. Kumbki erakond hiljem valitsusse siiski pääses, sest 2001. aastal reetis oma partnerit Reformierakond ning 2021. aastal sai samaga hakkama Keskerakond. Nii asendati seni väga hästi toiminud rahvuslikud valitsused hoopis paduliberaalide valitsustega, mis panid Eesti arengu seisma. Iseloomulik on ka see, kuidas Nõukogude süvariigi huvide kaitsjad on kõiki vähegi rahvuslikke valitsusi Eesti lõhkumises süüdistanud ja iseennast reklaaminud kui tõelisi asjatundjaid. Kui vanasti oli kõigis hädades süüdi Mart Laar, siis nüüd on kõiges süüdi Mart Helme ja Martin Helme. Kurbusega peame ka tõdema, et isegi paljud põlised Isamaa liikmed ei ole siiani mõistnud, kuidas Reformierakond on neid kogu aeg osavalt ära kasutanud, lastes neil kõige raskema ja mustema töö ära teha, et hiljem saaks ise peenhäälestusega tegeleda. Rahvas on pandud koguni uskuma, et pronkssõduri ärakoristamine oli Andrus Ansipi algatus ning NATO liitlasväed tõi Eestisse Taavi Rõivas. Tegelikult olid mõlemad IRL-i algatatud ettevõtmised, ent Reformierakond kaaperdas need. Tänutäheks viskas Reformierakond 2014. aastal koguni IRL-i valitsusest välja ja asus koos sotsidega kooseluseadust läbi suruma, millele IRL oli vastu. Mitte ükski meie riigijuht ei ole siiani suvatsenud tänada neid tavalisi Eesti inimesi, kes lõputuna paistnud punaokupatsiooni ajal oma igapäevast tööd tublilt tegid. Kas siis pole tänamist väärt näiteks võitlus mõne väikese maakooli säilimise nimel omaenda tervist ohvriks tuues? Ometi olid just tänu niisugustele inimestele meil olemas piisava ideedekapitaliga inimesed ja piisav majanduslik baas. Kõik see tegigi taasiseseisvumise üldse võimalikuks. Nüüd pakutakse meile hoopis võimalust 2 korda aastas sugu vahetada. No selle nimel me küll Balti ketis ei seisnud ega käinud tähtsaid objekte kaitsmas. Kui mu ema küsis, kas poleks aeg pensionit tulumaksust vabastada, hiilis Jürgen Ligi vastamisest kõrvale. Selle asemel nimetas Reformierakond ükskord pensione koguni sangpommiks Eesti riigieelarve küljes. Ema ütles selle peale väga õigesti. Tehke ka nii kaua tööd, nagu mina olen teinud, siis hakake sangpommidest rääkima. Ta oli ikkagi 51 aastat õpetaja. Saaks aru, kui meie üldine sissetulekute tase oleks nii kõrge, et mis tahes sissetulekutelt saaks märkimisväärset maksutulu. Paraku on liberaalid sotsialistid meile üles ehitanud niisuguse vägeva riigi, mis ei taha ka pensionitelt kokku kraabitud tulumaksu najal mitte kuidagi kosuda. Tänulikkuse väljendamise asemel näeme hoopis, kuidas riigiametnik räägib paremäärmuslike vaadetega vanaprouadest kui julgeolekuohust. Sel juhul oli kogu laulev revolutsioon paremäärmuslik. Praegused võimud arvavadki nii, sest miks muidu oli nüüd vaja ära kukutada kõige rahvuslikumalt meelistatud valitsus. Samal ajal hädaldab Kaja Kallas oma kitsikuses lapsepõlve üle.
Mida siis peavad ütlema need, kes kasvasid sel ajal üles ühe vanemaga peres või koguni lastekodus? Raske ongi uskuda, kuidas saab pidada Eestile heaks sellist valitsusjuhti, kes ei tea päriselust mitte midagi, sest tunneb heal juhul vaid nii-öelda esimest Eestit ja esimest Euroopat. Kehvades oludes elamisest ei tea temataolised mitte midagi ja neil puudub selle ettekujutamiseks isegi kujutlusvõime. Võrdluseks, vaestest oludest pärit Ronald Reagan mõistis väga hästi seda, mida tunnevad vaesed inimesed. Ka George W. Bush ja Donald Trump olid kaastundlikud presidendid. Meie väga hästi teenivad poliitikud võiksidki eeskuju võtta just Trumpilt, kes annetas kogu oma presidendipalga erinevatele saajatele. Kui näiteks meie presidendi kohusetäitja, presidendiks on teda raske nimetada, samamoodi teeks, annetades oma palga näiteks kas või LGBT ühingule, hakataks temast kindlasti palju rohkem lugu pidama. Paraku midagi sellist ei toimu. Hoopis meid kui maksumaksjaid sunnitakse sääraseid organisatsioone ülal pidama, kusjuures seda tehakse lausa seaduse vastaselt. Pidagem kõik meeles, et vikerkaarelipu lehvitamine ei täida kõhtu, ei aita arveid maksta ega kaitse meid ka maailmas taas pead tõstnud kurjuse jõudude eest. Paraku ei saa meie valitsejad sellest aru ja kõige hullem on, et nad ei tahagi aru saada. Selle asemel kulutatakse ohjeldamatult ressursse täiesti mõttetute küsimuste peale, mis ühiskonda vaid lõhestavad. Kõike seda tehakse ajal, mil oleks viimane aeg suunata tähelepanu majanduse ja riigikaitse tugevdamisele. Omaette teemaks ongi see, millega mõned meie eurosaadikutest seal Brüsselis tegelevad. Igatahes avastas Yana Toom just seal endas liberaalsed instinktid ning Kaja Kallas suutis kodumaale naastes valetada 2 aasta jooksul enne peaministriks saamist rohkem kui ükski teine Eesti poliitik viimase 30 aasta jooksul. Muuhulgas on ta korduvalt valelikult väitnud, nagu oleks EKRE NATO vastu ning on väitnud ka, et Martin Helme tahtvat Isamaad hävitada. Säärane ohjeldamatu valetamine ongi Kaja Kallase juures kõige jälestusväärsem. Samal ajal süüdistab ta jultunud moel hoopis rahvuslasi ohjeldamatus valetamises. Neid valesid võimendab eelkõige Reformierakonnale ustav õukonnameedia, mis seda kõike ilma igasuguse kriitikameeleta sulada pähe esitleb. Säärast kallutatust on korduvalt kritiseerinud isegi põlisreformierakondlane Rein Lang, meenutades ühtlasi, et kui varem nõuti iga uudise avaldamisel ikka mitme sõltumatu allika olemasolu, siis tänapäeval on hea, kui üldse mingi allikas on. Donald Trumpil oligi õigus, kui ta ütles selle kohta "You are fake news". Meil pole presidenti, peaministrit ega valitsust, on üksnes kohatäitjad, kellel puudub vähimgi valitsemiseks vajalik kompetents. Selle asemel on neil külluses võimuiha ning tüüpiliste diktaatorite kombel on nad oma võimu valmis ka jõuga kaitsma, nagu paari kuu eest juba nägime. Presidendi kohatäitja on kõrgi olemusega ning peaministri kohatäitja õelutseb Riigikogu liikmete kallal. Kui nii edasi läheb, tulebki mingil hetkel kasutada juba ühes filmis kõlanud sõnu. Mida teha siis, kui juhid meid ei juhi, valitsus meid ei valitse? Katastroof oleks võidud ära hoida, kuid need, kes seda pidid tegema, kasutasid võimu hoopis oma erahuvides. Vastavalt põhiseadusele on meil kõrgeima võimu kandjaks rahvas. See tähendab muuhulgas seda, et ei seadusandlikul, täidesaatval ega ka kohtuvõimul, rääkimata 4. võimust ehk ajakirjandusest, ei ole mitte mingit õigust panna oma tegevusega ohtu rahvuse kui terviku säilimist selle traditsioonilisel kujul, olgu siis tegemist rändeküsimuste, traditsioonilise perekonna kaitse või sõnavabaduse säilimisega. Loomulikult peab ka majandus olema selline, mis töötab rahvuse säilimise heaks, mitte mingi 19. sajandi tehnoloogiat kasutav nutimajandus, mis madalapalgalist tööjõudu impordib ja tagatipuks ei taha Eesti riigile isegi makse maksta. Vaat sellepärast me olemegi rahvuskonservatiivid, sest Eesti asi saabki olla üksnes rahvuskonservatiivne. Liberalism on oma aja ammu ära elanud ning sotsialism kogu oma elukauguses on meile juba nii palju kurja teinud, et seda veel kord katsetada oleks eriti kuritegelik.
Ometi just seda praegu üritatakse ning lausa üle-euroopalises mastaabis. Me peame sellele taas vastu astuma, nagu 30 aastat tagasi tegime. Kokkuvõtteks, praegune valitsus tegeleb kommunistliku korra taastamisega ja väidab ise silmagi pilgutamata, et just see ongi see tee, mille me 30 aastat tagasi valisime. Muidugi, nii nende kui ka nende piiritaguste aatekaaslaste arust ongi kurjus lahutamatu osa euroopalikest väärtustest. See käib ühtviisi nii kommunismi kui islamismi kohta. Miks muidu kerkivad Lääne-Euroopas ausambad Marxile ja Leninile ning ei võeta midagi tõhusat ette islamistide vastu? Selle asemel tegeldakse asendustegevusega nagu homopropaganda või kliimahüsteeria. Euroopas mõistus enam ei maksa, seda tuleb sealt juba mikroskoobiga otsida. Säärane poliitika on karjuvas vastuolus kõige sellega, mille eest 30 aastat tagasi võitlesime. Lõpetuseks peab meenutama ühest Brexiti teemalisest dokfilmist nähtud intervjuud ühe tavalise Ühendkuningriigi kodanikuga. Ta ütles otse välja, mis pani teda ja kindlasti veel miljoneid teisigi Brexiti poolt hääletama. Selle põhjuseks polnud mitte ülespuhutud Vene mõjutustegevus, vaid see, kuidas Briti enda poliitiline eliit koos igasuguste arvamusliidritega on juba aastakümneid tavalisi inimesi kohelnud üleolevalt ja neid rumalateks alaväärtuslikeks pidades. Meil on see teema veel palju teravam, sest 30 aasta tagused unistused on paljuski jäänud täitumata. Paljud ei jõudnud isegi seda praegust aega ära oodata.